23. veebruar ning kell on kuskil 6 ja ma alustan või jätkan enda maailmaränduri seeriaga. Hetkel ma siis liigun lennuki peal Tallinna lennujaamas ning me lendame Münchenisse, kuhu me ööseks ja siis homme lendame edasi ja siis te näete, samast pealkirjast juba teate, seega ma ütlen kohe ära, me lendame edasi Dominikaani Vabariiki. Seega tuleb pikk seiklus, 2 päeva reisile ja siis oleme kohal. Ning ma käisin just saabis, ma jõin kohvi ja sõin ühte võileiba. Tere! Ning ma proovisin esimest korda, seal on mingi uus... Oda kohe. Seal on üks... Wow. Ma näitan teile, siit näeb siuke välja. Igatahes sõin seal Subway's esimest korda mingit pulled pork, tavaliselt ma võtan tuunikala, aga see oli ülihea, see nägi välja nagu maitses nagu mingi burger. Igatahes heas inimene lasi mul just näidata teile seda piloodikabiini. Emme, mis selle piloodikabiini nimi on? Jusi? Ma näitasin teile cockpiti just praegu. Algus arvasin, et ütleb, et ma ei või filmida, aga ta hoopis ütles, et ma näitaks teile seda, seega saite praegu lisaklippe ja ma pean nüüd enda pileti üles otsima, vaatama, kus me istuda saame. Täna on siis 24. veebruar, kõigile imelusat Eesti Vabariigi sünnipäeva. Me oleme praegu Münchenis hotellis ning ootame enda bussi, mis viiks meid lennujaamast, mis saaks edasi lennata. Eile lennujaamast me leidsime siuksed täiega ägedad sildid. Siin on siis kirjas check-in and chill out ja siis siin taga on minu nagu andmed, et kui see kott ära peaks kaduma, siis seal on kõik asjad kirjas. Aga see on ülihea, kuna see on nii neoon, siis saad kohe aru, et see on sinu kott. Ja see vist on meie buss või? Tundub ju. Issi meie buss tuli ning lähmegi nüüd lennujaama ja siis hakkame lendama Dominikaani Vabariiki. Kell on praegu 12:30 Eesti aja järgi, mis tähendab, et siin on kell 1:30 äkki või? Oli siin varem või hiljem, enam ei mäleta. Varem, ja siin on kell 1:30. Okei, see ei olnud meie buss, ta sõitis minema. Selline on meie vaade. Sõime vahepeal hommikusööki, kohvi ja croissante ja igatahes väga maitsev oli. Ja ma kannan enda seda mütsi, seega kui keegi tahab tellida eestiyoutuberid.ee on need müügil, see on valge värviga, nagu reaalselt see on nii hea reis, miks mulle täiega meeldib, sest et ma ei viitsi väga palju vaeva näha, nagu ma ei kanna üldse meiki ega midagi. Lihtsalt patsed juuksed seest ära, siis see hoiab nagu soengut korras, et sul ei tuleks juuksed näkku, pluss kui sul on mustad juuksed, see varjab selle ära ja see lihtsalt näeb ülihea välja, see teeb nagu terve riietuse stiilsemaks, seega soovitan kõigile. Aga siin õues on muidu 15 kraadi, mu vanemad arvasid, et siin on -15, aga tegelikult on nagu +15, seega ma olen dressikaga siin õues ja mul ei ole isegi väga külm. Jopen käest, ma ei viitsi seda selga panna. Me jõudsin siis Dominikaani Vabariiki, kell peaks kohaliku aja järgi olema kuskil 7, ajavahe on 6 tundi, ehk siis siin on nagu 6 tundi parem kui Eestis ja temperatuur on üsna soe, ütleks kuskil 20 ringis ja Eesti tegeleb hetkel autorendiga seal ning lend oli väga pikk, 10 tundi ning ma monteerisin peaaegu 3 videot, ükski pole täiesti lõpetatud, aga nagu 90% on tehtud, nagu peakanali video, siis bloopersid ja üks vlog ning siis ma vaatasin ära veel 3 filmi ning nüüd ootamegi, et kuni me auto kätte saame, siis me saame ööbimiskohta sõita ja ma ei ole kindel, kas me täna veel kuhugi lähme, sest et päris väsitav päev on olnud, aga tegelikult tahaks kuskilt mingit värsket mahla või puuvilja, seega vaatame seda veel.
45 minutit hiljem ma ikka veel istun siin. Eesti aja järgi saab kell 3 hommikul. Ma olen üliväsinud, ma tahaks täiega magada, ma üritangi siin, aga siin on nii kõva, nagu see kivi äär, kui ma ennast toetan, see on jube kõva, ma olen nagu nii vastik. Ja nad ei paista valmis saavad, ütlesid, et 5-10 minutit läheb veel ja no ei saa valmis. Ma proovisin vahepeal kohustuslikku kirjandust Hamletit ka lugeda, aga selle peale mul tuli veel rohkem uni peale, seega see ei aidanud väga. Hommik, täna on 26. veebruar, teine päev Dominikaanis ning kell on natuke 9 läbi, märkasin kuskil tund tagasi, monteerisin videoid nagu peakanali videot ja vlogi ja praegu me lähme siis hommikusöögile järele. Pidi olema mingisugune kohalik väike poolne teod, mingit jogurtikausse nagu puuviljad ja müsliga, seega lähme vaatame. Muistutas, et see näeb hea välja, seega ma saan Instagrami pildiga teha. Ja ma tahtsin öelda, et ma vlogin ainult neid päevi, kui midagi põnevat toimub, päris iga päevi vlogis see on käsitav, natuke puhalt, aga see näeb selline välja, siin lõhnab täiega hästi nagu kookose järele. Me saime need kätte, lihtsalt vaadake, kui head need välja näevad. Need on jogurtiga ja ma tegin neist mingi 100 pilti ka siin igal pool loodus niimoodi, et ma hoidsin neid käes. Ma ei jõua ära, et millal ma neid maitsta saan. Selline näeb siis meie laud välja. Meil on arbuus, kookospähkel, jah, ma joon siit kookosvett, see on nagu ülihea, värsked on kõige paremad. Meil on siin värsked mahlad ja siis on need jogurtikausid. Tõesti, uskmatu. Me pakkisime siis just kõik enda kodinad kokku, toppisime just siia autosse ning tuleb välja, et meil on siin mingi siuke tagumine iste, kus nagu Magnus saab istuda, et nagu ees, vahepealne ja siis siin on veel üks siuke koht. Selline nägi siis meie esimene ööbimiskoht välja. Nüüd me sõidame edasi järgmisesse, aga kõigepealt me lähme randa. Me rendime seal endale surfilaua, seega me saame kõik esimest korda elus proovida nagu selle suure surfilauaga surfata, kuna me käisime selles rannas eile, see olid hästi mõnusad sellised nagu mitte liiga suured lained või täpselt parajad, et õppida surfama, et nagu kui oleks liiga suured, siis on jube keeruline, kui on liiga väiksed, siis üldse ei saa sõita, need täpselt parajad, seega me oleme pool päeva rannas ja siis õhtul sõidame 5 tundi edasi järgmisesse ööbimiskohta. Selline on siis tänane päevaplaan ja mulle nii meeldivad need palmid, mis siin igal pool on, nagu lihtsalt vaadake kui ilus ja siin on igal pool siuksed värvilised taimed. Seal oligi see jogurtikohvik, kus me käisime, siuke väike mõnus koht ja hästi soe on ka. Elu on ilus. Me rentisime endale just surfilauad ja me läheme esimest korda elus surfama. Me pole ühtegi seda õppetundi kunagi elus võtnud, seega vaatame, mis sellest saab. No issi seal juba läheb, seal on minu laud. Vennale võtsime selle väikse. Oh my god! Update, me tulime siis just rannast, nagu te näete seal ja arvake ära, mida me praegu teeme. Me viime enda surfilaudasid tagasi ja kuna me sõitsime, lõpuks läksime sellest algkohast nii kaugele. Äkki saad veits vaiksemaks panna seda muusikat? Kuna me läksime sellest algkohast nii kaugele, kus me need lauad saime, siis me viime need nüüd autoga tagasi ja kuna me ei saa need kuulid kinni panna, siis me lihtsalt hoiame nagu niimoodi kätega kinni, ma ei tea, palju te näete. Ma üritan näidata igatahes ja see näeb praegu siuke välja ja nagu te nägite just neid klippe, siis me käisime esimest korda elus surfamas. Alguses oli natuke raske, sest me olime liiga sügaval ja liiga suured lained ja me ei saanud väga midagi aru, kuidas see käib. Aga siis me läksime madalamale ja seal ma sain asjalt pihta. Ma püsisin juba püsti ja see oli üliäge, sest ma olen alati tahtnud surfama minna. Nüüd kui ma veel püsisin püsti ka, siis see oli nii vinge. Ma tahaks järgmised 10 päeva, mis me siin oleme, iga päev ainult surfata. Tipp, kui teil on rool liiga kuum või päike paistab käte peale, nii et käed kuumenevad üle, siis kasutage roolimisega lihtsalt rätikut.
tellime endale just värsket mahlatee peale kaasa. Siit võtame, vaadake kui äge näeb see välja. Võtsime paar pirukat ka. Aitäh! Kui mul oleks kõht jube tühjaks, siis teel sinna järgmisse kohta astume Burger Kingist läbi, seega vaatame, mida head neil on. Mingi kohalik sünnipäev, päris hull. Mingi klouni moodi asi tantsib seal, aga me saime enda toidu kätte ja ma olen väga õnnelikud. Ma võtsin mingi kanavräpi ja friikad. Ja, pole kõige parem valik, aga wrap siiski. See ei tohiks nii hull olla ju. Kuhu teised nüüd jäid? Ma ei tea, mul on kõht nii tüü, et ma tahan kohe sööma hakata. Ja me ei saa sisse. Aga nagu tšekkige, ma ei tea, kas te näete, aga ma kasutan enda Spider-Poodi. Seega nagu update kõigile. Ülipaljud võtta väitsid, et see Gorilla Pod, et ma sain sealt nagu peaksin saama keerata vähe nagu kruvi välja, siis peaks tulema sealt see õige suurus välja. Usumid, me proovisime igatepidi isaga ka keerata, siis ei tulnud seda õiget. Ja Spider-Poodi ma sain kord, sest ma viisin garantiisse ja ma sain uue toote vastusega, nüüd ma kasutan seda. Mul on veel milued kummid. Mul on veel milued kummid. Saime kõlari tööle, lasen siit praegu. Sest meil on 4 tundi veel jäänud. Hommik, täna on siis 4. päev ja kell saab 2, me lähme lõunat sööma. Eile õhtul jõudsime siis enda siia ööbimiskohta, see alumine korrus ning me olime täiesti ära põlenud, mul on käed nii valusad, jalad kõik, sest et me oli meile 4 tundi päikese käes ja siis seal vees kulus see päiksekreem maha, seega me oleme kõik suht põlenud, nii et mul üli valus magada üldse kuhugi istuda ja vastu minna. Aga täna hommikul, kui ma netti läksin, ma sain imelisi uudised, Pealtnägija teeb loo siis sellest play-nupust ja siis ta tahab näidata kõiki 5 inimest, kelle poolt on hetkel kõige rohkem hääletatud kui 2016 aasta sisulooja ja ma olen siis seal 5 seas ning ma pean täna filmima endast 2-minutilise tutvustusvideo ja ma mõtlesin, või hommikul kirjutasin päris pikalt seda teksti, mida ma seal räägin, sõnastasin ilusti ja nüüd ma hakkan otsima neid kohti, kus siin filmida, kui ma tahan erinevate taustadega teha ja siis mul ongi vaja see ära filmida, ära monteerida ja siis panna laadimast, see net on siin nagu üliaeglane. Ma imekombel sain täna hommikul peakanali video ja vlogi üles, aga see nagu võttis mega kaua aega ja selline on siis tänane päevaplaan. Me pidime õhtul minema kuhugi ülilusesse randa, kus ma saaks filmida ja pilti teha, mis siin on, seega me lähme tšekime seda ja nüüd me läheme sööma, mul on kõht ülitühi, ma tahaks teha mingit värsket salatit ja täna on pilves ka, seega on ülihea filmida, et ei ole neid varje. Meie toidud tulid ja need on hiigeslikud, lihtsalt vaadake, ma võtsin mingi krevetisalati, siis võttis mingi tuunikalasalati ja emme võttis oktopus, mis eesti keeles on? 8. Mingi 8 saad ülisuured portsud. Ilm läks vahepeal päris vihmaseks, nüüd õnneks jäi vihm üles, ega ma saan filmima minna, kuna vahepeal kartsin, et äkki ma ei saagi. Aga väga soe on, see on see koht, kus me lõunak käisime söömas ja see siin, oota, siin on natuke vihmane, see siin on siis see nagu Peatänav. Selline näeb välja. Ja nüüd ma lähen siis koju, teen endale meigi ja siis me saame filmida selle Pealtnägija jaoks klipi ja ma sain teada, et see peab 30 sekundiga pean kõik ära rääkima, seega ma pean enda stsenaariumi palju lühemaks tegema, seega ja mul on vaja veel valida enda mingi parim video ka välja, seega tänane õhtu läheb selle Pealtnägija jaoks töötamisega. Sain ennast valmis ning leidsime esimese koha, kus me siis filmida tahame. Päris cool, lähme praegu sellised, see vaade. Ma loodan, et minu enda nägu nagu varju ei jää. Ikka päris hea, ma saan palmid ja kõik merete taha. Aga siin on tegelikult veits tuult kuulda, seega ma loodan, et saab hakkama, kuna mul ei ole mikrofoni. Vaadake seda vaadet. Nii ilus. Täiega lahe. Okei, me alustame. Täpsemalt saab minu tegemistest lugeda victoriavillig.com. See jõuda! Mind täiega segab see, et see kaamera liigub, sest ma üritan kohe ühte kohta. Proovi pigem paigalt teha, mina arvan ka. Ei, aga näita, kuidas see klipp jäi, võib-olla see jäi. Mul on see, et ma tunnen, et ma loen liiga ette, et ma ei jõua mõelda rõhutamisega loomul.
videoid olen ma teinud juba üle 5 aasta, millest viimased 2 olen pühendanud YouTube'ile. Oh my god, kui äge! Vau! Nii ilus kookospalmid. Oh, kui cool! Filmisimegi siis lõpuks siin selle Pealtnägija klippe ära, sest igal pool hakkas vihma sadama ja siin oli ainuke koht, kus jäi veidike vaiksemaks, aga me oleme siin täiesti suvalises džungli kohas, aga see taust jäi üsna normaalne, seega saime tehtud ja nüüd koju monteerima. Tegime väikse peatuse, et teha pilti, aga see ei ole isegi nii ilus, kui ma lootsin. No kaameras jäi enam-vähem okei, aga see ei ole midagi liiga erilist. Me reaalselt filmisimegi seda Pealtnägija klippe lõpuks mingi 4 erinevas kohas, enne kui me tehtud saime. Ja nüüd me tahaks minna sööma, sest mul on kõht päris tühi ja okei, issi, kuhu sa sõidad, okei, jah, lihtsalt sest mu emme on seal kaugel, teeb pilti ja nüüd ta vist sõidab siin ja nüüd ma lihtsalt jalutan järele, ma ei tea miks. Siis ta ei võid mind peale võtta, okei, lahkub ja tšau. Aga siin on nii mõnus soe, troopiilises kliimas on nii hea, nagu mulle täiega meeldib, kui vihma sajab, sest siis on kõik niiske. Mulle üldse meeldib soja vihmakäes olla, aga kuna mul oli meik tehtud ja mul oli vaja lokke filmimiseks, siis ma ei saanud varem vihma kätte minna, sest muidu oleks lihtsalt kõik meiklajal läinud ja lokid välja vajunud. Aga homme pidi ka vihmane olema, seega ma juba loodan, et ma saan vihma käest tantsida ja ujuma minna. Selline on siis siit vaade. Palmid on ikka ülikuulid. Meie tuunikalapitsa tuli see näeb nii hea välja. Me ootasime reaalselt nagu mingi pool tundi, võib-olla see kauem, mul oli nii näljane, ma ei jõua ära oodata, et selle süüa. Hommik! Täna on järgmine päev ning terve hommikupooliku ma kulutasin selle Pealtnägija video monteerimiseks ja üleslaadimiseks. Lõpuks ma pidin selle omaniku tuppa viima, kuna seal oli kõige tugevam wifi ning see jäi sinna laadima. Me ise lähme praegu randa. Aga ma loodan, et te vaatasite seda Pealtnägijat, kuna ma tean, et su vlog läheb hiljem üles, sest siin on lihtsalt nii aeglane net. Ja kui te ei vaadanud, siis ma proovin selle lingi siia alla panna, et kõige esimene link videokirjelduses on see Pealtnägija, saate järele vaadata. Ning ma arvan, ma lõpetangi siis selle vlogi ära, te juba teate, mida teha. Visake jäse püsti, subscribe'iga punast nuppu seal all ning näeme järgmises videos. Tšauki!